Motomelu esimeses saates lubasime, et me ei räägi ainult autodest, vaid masinatest üleüldiselt. Minu selja taga on üks masin, nimelt lennumasin, ja tulime Järvamaale Toosikannu puhkekeskusesse, et kuuma õhupalliga taevasse lennata. See protsess, et enne siia taevasse saada, ei ole kõige lihtsam. See ikka vajab päris tööd ja aega. Tavaline õhupallilend tähendab seda, et kõik, kes reisijad, peavad kaasa aitama. See on meeskonnatöö alati. Ja selle meeskonnatööl on oma valud ja võlud. Neid teinekord, kui on tuul tugevam, tuleb rohkem vaeva näha, teinekord ei tule. Need oleneb igast aja hetkest. Iga kuuma õhupallilend on alati unikaalne. Ei ole olemas kahte ühesugust lendu. Kui me võime ka samast kohast tõusta, siis me kunagi 2 korda ei maandu samasse kohta. Et õhupallilend on seiklus. Emotsioonid on äärmiselt ülevad ja tegelikult ei olnud absoluutselt hirmus. Sealt enda võhk on lausa imeline, et see talvel on ikka väga ei ole tegelikult külm, sest ma ise arvasin seda, et siin on nagu oluliselt külmem. Nii palju, kui me sõpradega rääkisime, et meil tuleb saates kuuma õhupalliga sõit, siis kõik just, oota, mis asja, talvel saab sõita. Kui on selline talv, nagu meil tänavu on Eestis, see on kõige parem lennuaeg üldse. Sellepärast, et meil on hästi palju just nimelt stabiilset õhku. Kuuma õhupall on ilmastikule kõige tundlikum lennuvahend. Tuul peab olema hästi nõrk. Talvised vaated ongi ikkagi võrratud härmatised, puud lume all, palju loomi näha ja talvel saab lennata ka keset päeva, mis on suvel võimatu. Suvel ma enamasti lendan ainult hommikul päiksetõusu ajal, vahel harvaga õhtul. Eestis on ainult lennuklubil keelutsoon, on 2 kuuma õhupalli ja meil on ka 2 pilooti. Siin võivad lendamas käia ka muidugi gastrolöörid mujalt, aga jah, ütleme 2 palli, 2 pilooti on meid. Ilmselt paljud ei ole ka mõelnud seda, et selleks, et üldse kuuma õhupalliga sõita ja juhtida, seda peab olema päris piloodipaberid. Kuuma õhupall on samasugune lennuvahend, nagu seda on helikopter või lennuk ja sellele kehtivad nõuded kõik samamoodi. Õhupalli lennu võlu võib-olla ongi selles, et kuidas juhtida juhitamatut. Ja teine on see, et õhupallist saab võtta seltskonda kaasa. Praegu olete teie 2 reisijad, teinekord võtame 4 reisijad kaasa, terve seltskond saab minna, juttu ajada, talvisel ajal teed juua termosest, suvisel ajal midagi muud, mida reisijad iganes tahavad teha. Iga minut on mingit elamust täis, see ei ole igavalt lennukis istumine, illuminaatorist välja vaatamine. Ütleme, põhiliselt teda saab juhtida ainult erinevates tuulekihtides, et sa pead aru saama, vaatama ja registreerima enda jaoks iga 50 meetri järel, et kui palju tuul keerab võib-olla ja vastavalt sellele vaatadki, millises õhukihis püsid ja kuhu lõpuks võiks lennu lõppedes välja jõuda, kus on mõistlik ja ohutu maandumispaik. Ütleme see, et kui ma õhku tõusu hakkasime, korraks käis see jünks ikkagi seest veits läbi. Aga see on täpselt, et see on mingisugune kõrgus ja kui sa juba puudest kõrge oled, siis on mingi okei, selge. Ja tegelikult on ülimõnus ja ei ole nagu üldse sellist hirmu. Õhus on tunda midagi. See kleebib su külge kuidagi. Õhupallilende tehakse erinevatel põhjustel. On lihtsalt vaatamiseks, kellelegi sünnipäevaks, kingituseks. Tihti palju on käepalumisi. Põhjus on ikkagi väga erinevaid. Sobib ka inimesele, kellel on kõrguse kartus, võime täiesti öelda. Meil on ehe näide olemas, elav näide selle puhul, kes kardab kõrgust. Kas see kuuma õhupall aitas sul kõrguskartusest lahti saada või sa praegu hambad ristis saate pärast? Ei, teeme ilusa näo pähe, et laske mind ruttu olla. Nagu ma ütlesin, et see on nagu selline, et mingisugusest kõrgusest alates see ei ole enam hirmus ja kui sa korra selle üleval ära kätsin, siis allapoole tulla on alati lihtsam. Kui me tavaliselt lendame niimoodi madalamal, et me näeksime detaile, näeksime loomasid all, siis teist küljest, kui läheme kõrgele, siis ütleme, vahepeal teinekord on sellise 1,5–2 kilomeetri pealt selge ilmaga on terve Eesti kõik näha. Sul on Peipsijärv, sul on Pärnu laht, sul on väike Võrtsjärve täpikene, et need on need võlud. Aga näiteks kui me praegu lähemegi nüüd, laseme madalamale, et siia, laseme pallile langusse minna, siis näemegi ilusti loomakarjasid. Läheme veel allapoole, siis saate neid vaadata. Ja tegelikult jah, valdavalt selline tüüpiline nauditav õhupallilend on võimalikult madalal, ütleme inimese jaoks selline 50–100 meetri kõrgusel. Selliseid vaateid sa kusagil mujalt ei saa ka helikopterist mitte kuidagi. Keskmiselt 3,5 tundi kuni tund.
on selline optimaalne lennupikkus. Talvel teeb ega pikemaid. Millised siukseid põnevaid seiklusi sul siin taeva all juhtunud on, mis kohe meelde tulevad? Eks õhupalliga käime ka mujal riikides ja ütleme väga erinevad kliimatingimused, siis on päris huvitav lennata. Eestis on muidugi see, et tihti tahavad langevarjurid hüpata pallist. Nüüd siin paar päeva tagasi langevarjur hüppas mul 2300 meetri pealt. Oli hästi korralik karge, -20 hommikul, seal üleval oli siis, võite arvata, ütleme mingisugune 12–15 kraadi veel külmem. Täna saame lubada teile ilusa, näete, sulg, pehme maandumise. Arvan, et selle kohta te vist võiksite öelda, et pehme kui Lufthansaga. Minu esimene kuuma õhupalliga lend on tehtud. See oli nagu tõsiselt äge, kui ma algul võib-olla natuke pelgasin, sest ma olen harjunud pigem ise piloot olema, kui kellelgi seal kõrval istuda veel vähem korviga minna taevasse, aga see oli tõsiselt äge. Ja seal ei olnud külm ja see vaade sellise ilmaga, kui me alles käisime saanidega sõitmas, mis oli üliäge, siis taevas seda kõike loodust vaadata on lihtsalt uskumatu. Et see oli, ma arvan, et esimene kord ma ei ole kuulnud, et meie juurest oleks varem kuuma õhupalliga õhku tõustud ja kindlasti see ei jää viimaseks korraks. Et kui keegi küsib, et tahaks midagi väga-väga erilist elamust doosikannul, siis kindlasti on see üks lahendus sellele kuuma õhupalliga üles tõusta ja minna ja nautida hirveparki. Ja nagu näha, siis me väga kaugele täna ei sõitnud ka, et ta ei ole nagu selles suhtes keeruline pärast tagasi saada meie juurde. Kuna sellise lennumasinaga me oma saatele juba hoo sisse andsime, siis Kasparil on plaan minna varsti ka päris lennukiga lendama, nii et tasub meie tegemistel silm peal hoida.